Tere! Käes on siis 3.1 loenguaeg, toote ja teenuse defineerimine. Mul on temaatiline tass, ma kohe näitan, kas ta fokusseerib ära. Valgus on siuke. Nii, ükssarviku tass. Nii et toote ja teenuse puhul me keskendumegi sellele, et milline on sinu ükssarvik, kui nii võib öelda. Ja natukene räägin ka tausta, et kuidas meil need äriplaani sisulisemad lahtrid täituvad. Et iga selle sisulise lahtri puhul ma kasutan 3 erinevat lähenemist. Et üks on selline silmaringi avardav plokk koos teoreetilise osaga, ehk siis ma natukene selgitan, mis maailmas toimub ja kuidas üldse seda teemat teoreetiliselt käsitleda. Siis teises loengus ma konkreetselt võtangi siis selle Töötukassa juhendi ette ja panen juurde enda märksõnad, mis seal lahtris võiks olla. Et siis toote ja teenuse kirjeldus on see lahter, mis esimesena me hakkame lahkama. Ja kolmandana tulevad üllatuslikud mõnusad ja vabas vormis sellised intervjuud päris ettevõtjatega. Et kindlasti neid ei kohta Äripäeva mingis top 50-s, võib-olla ühte isegi kohtab, aga need on lihtsalt minu sõbrad, tuttavad, kes on alustanud ettevõtjana tegutsemist ja nad reaalselt räägivad iseenda kogemusest, kuhu nad on jõudnud ja mida nad on teinud. Ja nad on hästi erineva looga ja erinevate toote ja teenustega, mida nad pakuvad teile. Et just, et oleks teil võimalikult suur valik. Et ma ju tegelikult ei tea alati, mis tooteid või teenuseid teil mõttes on. Ja iga toote ja teenuse puhul see taustinfo, mida te vajate, on erinev natukene. Ehk siis nende intervjuude käigus te saategi keskenduda sinna, kus teie nagu mõte kõige ligemal on valdkonnas. Ja siis toote ja teenuse puhul siis räägib üks noor ettevõtja oma tootearendusest, et kust ta on liikunud siis algusest, näitab oma tooteid alguses ja kuhu ta on liikunud siis praegu. Ja ta liigub veel edasi, et selles suhtes, et tootearendus on nagu pidev protsess. Ja alustame teoreetilise ja siukse nagu praeguse turuolukorraga tutvumisega. Kui me võtame kõrvale siis õppematerjali, siis te näete esimesena kohe pilti. Mulle väga meeldis see visuaalne kujund defineerimiseks. Sest et minu jaoks on hästi oluline see, et kui sa kirjutad äriplaani, siis sa saad aru, mis mõisted tähendavad. Seepärast, et kui sul mõisted on segamini oma peas, siis sul on keeruline ka seda äriplaani kirja panna. Ehk siis sa pead täpselt teadma, mis see mõiste on, mida sa kasutad. Ja minu jaoks on hästi oluline, et sa teaksid, mis see toode või teenus on või mis sa üldse tahad müüa. Et kindlasti teil on oma peas kuklas mingi mõte olemas, kas te tahate müüa toodet või teenust. Aga lubage siin nagu koolituse ajal sellel tootel ja teenusel areneda endale sobivas suunas ja vaatama, et äkki sealt kasvab veel midagi põnevamat välja. Nii, ja siin ongi täpselt näha, et mõtle enda jaoks ka välja, et mida sa siis müüd. Kas sa müüd kaupa, müüd sa toodet, müüd sa brändi, müüd sa teenust või elamust. Et mõtiskle, mis on see, mida sina tahad müüa oma klientidele. Ja kui me räägime siis mõistetest edasi, on 4 või isegi rohkem neid mõisteid, mida ma tahan tänases loengus teile nagu tutvustada. Üks on siis toode kui selline. Üks on siis tootearendus ja teenusearendus. Ja siis on
toote disain ja teenuse disain. Ja uus trend on suhteliselt uus, on bränd ehk siis brändiarendus, branding ja persoonibränd, et me käsitleme neid teemasid ka. Et kui me vanasti rääkisime kaubamärkidest, siis tänapäeval kasutatakse sõna bränd. Et need natukene on nagu juriidilises mõistes erinevad asjad, aga sisuliselt ongi nagu, vanasti lihtsalt oli teine sõna kaubamärk selle asja nimetus, et kui me võtamegi siin pildi peal Pauliga, on ju, et vanasti see oli kaubamärk ja nüüd ta on bränd. Et oluline on tegelikult teada, mis mõisteid, kus kasutatakse ja mis need tähendavad. Et kui megi mõtlen siin, et enam väga ei kasutata teenuse arendusmõistet, on teenuse disain ja järjest rohkem laieneb ka toote disain toote arendusse. Et need on lihtsalt praegused siuksed trendid ja väga tugevalt tulebki see bränd ja selle arendus peale. Seepärast, et nähakse, et ükskõik, kas ta on toode või teenus, et bränding on väga suuresti toetab seda toodet või teenust, mida sa tahad pakkuda. Ja kui sul on huvi pakkudagi elamust, siis ka toote ja teenuse puhul sa saad seda elamust pakkuda. Lihtsalt sinna lisatooteid juurde või teenuseid pakkuda. Nii, aga liigume siis toodete poole. Et üldiselt siis eristatakse 6 erinevat toodet. Et uus toode kogu maailma jaoks, et seda ei ole varem olemas olnud. Et üldiselt see on väga ainulaadne, et enamasti on ikkagi jalgrattad juba leiutatud nii-öelda kujundlikult mõttes. Ja see, mida inimesed uue tootena turule toovad, on tegelikult vanade toodete uuenduslik ühendus. Et väga raske ja keeruline leida täiesti uut toodet maailma. Mõtlen, kas mul mingit head näidet ka täiesti uuest tootest. No ja ikkagi need samal ajal tuleb ka maailmas nagu sarnaseid asju nagu juurde. Et äppinduses ka, et tihti, kui sul tuleb mingi äpi loomise idee, siis mujal nagu on ka see idee olemas, võib-olla natuke lihtsalt teisel kujul, on ju. Mul isegi praegu täiesti uut toodet enda nagu kogemusest ei tulegi mõttesse. Pigem need ongi vanade toodete uuenduslik ühendus, et antakse mingi lisandväärtus juurde ja tehakse väärtuspakkumist nii-öelda. Siis 3. on täiendus olemasolevale tootesarjale, et siin on nagu väga hästi näha täpselt need siuksed suuremad brändid teevad neid asju väga palju, et nad kasutavad seda brändi mõju, et luua juurde erinevaid tootesarju. Ja mõnes mõttes ongi see, et nagu tänapäeval, ma räägin, et kui lapsel on kodus, siis multikad on üks teema, on ju. Ja siis sa näed, kuidas sinna sama selle toote, ehk siis selle multifilmi juurde on väga palju lisatooteid poogitud, alates ajakirjadest, mänguasjadest ja lõpetades šokolaadidega, käpapatrull või põrsas Pepa. Et see on nagu brändingu siukse nagu ärakasutamine, et see multifilm, põrsas Pepa ei ole enam multifilm, vaid tal on bränd juba ja müüakse selle brändiga nagu tooteid. Vana toote teistmoodi kasutamine, et siis see on praegu väga suur trend. Et täpselt, et vanast mööblist või riietest tehakse midagi uut. Ja näidatakse siin puhul väga täpselt tarbijale, mis see teistmoodi kasutamine on.
hea näide mul endal tuleb praegu Coca-Cola näide, mis võib-olla tegelikult ei ole kõige õigem näide, aga et Coca-Colat saab ka teistmoodi kasutada, ehk siis puhastada sellega torusid, on ju. Et sa ei saa ainult juua seda karastusjoogina, vaid ka puhastada oma torud ära elamises. Et ma arvan, et see ei ole nagu sihuke taotluslik Coca-Colal eesmärk, et see on lihtsalt kasvanud inimeste enda poolt, et nad on märganud, et traditsiooniliselt tegelikult siin ikka mõeldakse, et see Coca-Cola näide oli nali tegelikult, et mõeldaksegi just sihukest taaskasutust, et praegu ongi hästi suur mure on siis erinevate jäätmete ja tööstusjäätmetega, et kuidas neid saaks siis ära kasutada. Toote ümber positsioneerimine, et siin on Viagra näide, on ju, et mingi hetk, ma ei tea, kui Coca-Cola näitega naljana jätkata, siis kui Coca-Colat enam inimesed ei tarbi, siis Coca-Cola tööstus saab ümber positsioneerida oma toote näiteks. Et neid valikuid on, kui te YouTube'i lahti teete, on väga palju erinevaid valikuid, kuidas Coca-Colat kasutada. Siis ta võib ümber positsioneerida karastusjoogist torusiilinaks näiteks. Kuigi ma ise ei ole proovinud, ma ei tea, aga jutud käivad, et on võimalik. Nii, toodete odavam variant. Ehk siis see on tihti see, mis nii-öelda Hiina teeb. Et kui Hiinast tulevad erinevad tooted, mis on nagu samad, mis meil praegu siin turul müügil on, aga nende odavamad versioonid. Et see on tihti see, mida ma tegelikult kvaliteedi poole pealt ei soosiks, et ta ei pruugi olla kvaliteetsem, aga samas mõne toote puhul see odavam versioon tegelikult toimib paremini. Et lihtsalt, et teile teadmiseks on 6 tüüpi erinevaid tooteid ja te võitegi mõelda, et milline, kui teie hakkate toodet tootma, et milline toode teil on. Et see on ka hea nagu äriplaani sinna sisse kirjutada. Nii. Kui me vaatamegi siis tootearendust kui selline mõiste, et jälle praktiliselt, ma mõtlesin, et ma käin oma kodus ringi, vaatan filmin, et mis mul on tootearenduse näiteid kodus. Et neid te näete tegelikult igapäevaselt. Ja et üks toode nagu kogu aeg pidevalt kasvab. Et siin ongi pildiseeria kraadiklaasist, mis minul oli lapsevanemana sihuke nagu huvitav maailm. Et ma teadsin ja tavaliselt, kui sa arsti juures käid, antakse ikkagi sulle see, nüüd vist antakse see teine versioon, aga muidu oli see elavhõbeda versioon, on ju. Ja siis, kuidas oli nii palju lapsepõlvest raamat, et see elavhõbe on ohtlik ja ära puutu ja õrnalt ja ikka läks ta katki ja ära hinga seal ligidal, nii edasi, on ju. Et kuidas tegelikult üks toode on nagu arenenud ja lapsevanemana, kui sul on beebi, siis tundub väga nagu ebaõiglane haigena keset töötada, nagu sättida seda kraadiklaasi kuskile, et teada, kas tal on kõrge palavik või mitte. Et tänu sellele see tootearendus on nagu muutnud seda kraadiklaasi olemust oluliselt. Et ma julgen öelda, et mul on kõik need kodus just olemas. Jah. Ma ei tea, kas luti ma vist andsin ära, muidu ma ostsin selle luti ka. Et kõige praktilisem ja reaalselt kasutatav on minu jaoks just see viimane versioon. Et ma saan nii inimeste temperatuuri mõõta kui ka kodus temperatuuri mõõta. Et on lisatud tavalise traditsioonile kraadiklaasile veel üks lisafunktsioon juurde. Ehk siis järjest rohkem on lähtutud tarbija vajadustest ja muudetud seda toodet kasutajakeskseks. Ehk siis tootearendus kui selline ongi siis pidev protsess ja see esialgne toode täiendatakse kogu aeg, et see oleks nagu kasutaja kesksem, saadakse ka pidevalt kasutajatelt, klientidelt tagasisidet, kuhu võiks liikuda, mis nende vajadused veel on. Ja muudetakse seda toodet, nagu siis kraadiklaasi puhul näete. Et ja ideaalis võiks siis sinna kaasatud olla terve ettevõte, et mitte nii, et kliendilt tuleb tagasiside, siis tootmisosakond teeb selle ära, aga samas turundusosakond seda ei tea.
et näiteks ongi, et seesama kraadiklaas, et kui ma ei ole teadlik, et sellised võimalused on, siis ma ikkagi valin selle traditsioonilisema. Et kui mul tekib see teadlikkus ehk siis turundus toimib, müük toimib, siis ma oskan ka tahta midagi enamat. Ehk siis see kõik nagu peab tervikut toetama, et sa ei saa seda tootearendust teha ühes osakonnas, vaid sa pead tervet ettevõtet kogu aeg tootearendusele suunama. Nii. Siis võtame järgmise mõiste tootedisain. Et antud juhul on siin erinev kasutus tootedisain või teenuse disain. Ehk siis tootedisain on ikkagi enamasti mõeldud rohkem seda nagu niisugust disainimisprotsessi puhtamal traditsioonilisema kujul. Pärast me jõuame teenuse disaini juurde ja seal see disaini sõna tähendab hoopis midagi muud. Et vähemalt minu jaoks mulle tundub, et maailm käsitleb praegu seda nagu teistmoodi, et see on trend. Siis tootedisain ongi siis uus lähenemisviis, et tagatakse toote valmistatavus, lihtne monteeritavatus, toote elutsüklist johtuvad muud disainiga seotud kaalutlused, hooldatavus ja teeninduse lihtsus. Ehk siis kogutakse kokku kõik need probleemid, mis tootel on ja disainitakse need nagu reaalselt välimuses paremaks. Et kui me võtame sellesama kraadiklaasi näite, siis üks asi on nagu tõsta seda järgmisele tasemele selle nagu praktilises kasutuses. Teine on siin tootedisaini puhul täpselt mõeldud just seda nagu reaalset välimust ja kuidas see käes on mugav hoida ja disainida seda välimust selleks, et see oleks kasutaja sõbralik. Ja samas ka teisalt optimeerida erinevaid tootmisprotsessis olevaid tegevusi, et kõik see nagu moodustaks parema ja kasumlikuma ärimudeli. Et siin ongi erinevad, et kui sa hakkad tootearendust, sinu plaan on äriplaanis hakata tooteid valmistama, siis loe neid rahulikult ilusti läbi, et võib-olla sa saad siin mõtteid, kuidas oma praegust äriplaanis olevat toodet juba eos disainida veelgi paremaks. Sest tihti see esialgne idee on küll hea, aga seal on mingeid nüansse, mida saab juba enne nagu riskide kaudu ja kaardistamise kaudu tegelikult juba paremaks muuta. Ehk siis siin ongi erinevad võimalused, kuidas sa saad oma toodet disainida. Järgmiseks on siis bränd. Huvitav kombel oli see, et kui ma internetist otsisin erinevaid materjale, siis tootearenduse, teenusearenduse, disaini poole pealt oli väga palju materjale, aga brändi poole pealt niisugust nagu teoreetilist käsitlust oli väga vähe. Et bränd on siis nimi, termin, disain, sümbol või mingi funktsioon, mis eristab ühe müüja kauba ja teenuse kauba teisest müüjate omast. Et kui juba seda definitsiooni vaadata, siis tegelikult see on nagu nii kõikehõlmav, kui vähegi võimalik. Et ja tänu sellele tegelikult on üks mõiste, mis on nagu praegu igal pool, igas valdkonnas sees. Et igal pool on bränd ja bränding. Et ta järjest tugevamalt tuleb ettevõtlusse sisse suunana, mis aitab sul paremini oma ettevõttes tegutseda. Ja lisaks siis toote ja teenuse brändile, et kui me vaatasime seal alguses seda Paulingit, on ju, et see on konkreetselt siis nimi või siis mõtlengi, et mingi hea disain tuleb meelde äkki, et Eesti disainis siin erinevad see Katrin Arula vist teeb neid taaskasutus T-särke, on ju. Et temal on oma bränd, et seal oli isegi mingi slogan, mis mulle ei tule praegu kohe meelde, et
et selle sloganiga ta toetab oma brändi loomist, aga tema näitel juba on tegelikult ei ole ainult see toode kui selline, ei ole bränd, vaid ka on taga persooni bränd ehk siis see inimene või ettevõtte juht muutub persooniks ja sellel juhil on iseenda persooni bränd, mida ta arendab. Persooni brändi kõige nagu traditsioonilisemad viljelejad ongi kõik need mõjutajad ehk siis influencerid. Muusikud, lauljad, kunstnikud, kõik, kelle ettevõtlus on väga tugevalt seotud nende kui inimesega. Ja siin on sul endal valik, et kas sa hakkad arendama oma toote või teenuse brändi kui sellist, ehk siis selle nime või sümbolit, või sa hakkad seda ennast kui inimest ja persooni brändi arendama. Siis mis siin erinevus ongi see, et persooni brändi puhul ongi, et sa ise hakkad neid sotsiaalmeediakanaleid kasutama oma näoga ja läbi selle müüma ka oma tooteid ja teenuseid. Et see on nagu sihuke valikuv võimalus. Et ma tean väga palju, ma jälgin ka tegelikult Facebookis ja Instagramis erinevaid ettevõtjaid, kes nagu persooni brändi arendusega tegelevad ise ja näen, kuidas nad nagu mõjutavad mind kui tarbijat, et oleks soov mul tema tooteid ja teenuseid osta läbi selle, et ta kogu aeg postitab erinevaid videosid endast, story'sid onju, et siis ta on kogu aeg mul nii-öelda mõttes ja silmas ja ta müübki iseennast kui inimest ja neid väärtusi, mis temal on. Mina ise tükk aega mõtlesin, et kuidas ma nagu teen, et ma olen kindlalt see inimene, kes oma ettevõttes, kui inimesed minuga suhtlevad, siis nad tulevad, ostavad minu teenust tänu sellele, et neile meeldib nagu mina persoonina. Aga samas mulle endale ei sobi kindlasti see influenceri roll, et ma tajun seda, et ma ei suuda seda nagu nii järjepidevalt teha, et olla kogu aeg pildil, kuna ma igapäevaselt väga harva isegi pildistan või filmin, no praegu ma filmin väga palju, aga üldiselt on minu jaoks sihuke harjumatu ennast pildistada ja postitada erinevaid pilte. Ja see on ka see, et ma pigem liigun brändi kui teenuse brändi kujundamises kui persooni brändi kujundamises. Et see lähtubki sinust, et kõik ei pea oma persooni brändi kujundama. See ei ole kohustuslikku tänapäeval. Ehk siis on inimesed, kes teevad seda ja see on nende äri. Ja üks müügistrateegia ongi see, et sa annadki siis inimestele, kellel on tugev persooni bränd, oma tooteid ja teenuseid proovida või võimaluse neid soetada läbi nende mingi sooduskoodi. Et sa saadki ära otsustada, mis inimene sa oled. Kas sina oled see persooni bränd või siis sa otsid inimesed, kes on persooni brändiga ja sa heas mõttes kasutad neid ära. Nii. Eestis ma arvan praegu üks juhtivamaid tegijaid on siis Liisi Toom ehk siis persooni bränd kodulehe eestvedaja, noor neiu Tartust. Aerutaja vist jah, et hullult sportlik, et tal ongi praegu nagu teine ta kirg on sport. Ja siis tema nagu persooni brändi käsitlus ongi sihuke elustiil või mõtteviis, et tema mulle tundub, pooldab seda, et see ongi nagu sihuke sinu põhiline elustiil ja seda peaks nagu igal juhul arendama. Et need definitsioonid mulle tunduvad, jooksevad veel praegu paika, et mis on, seepärast et järjest nad arenevad. Et kui sul on nagu huvi persooni brändingu vastu, siis ma soovitan Liisi koolitusele minna või siis temaga hakata individuaalselt tööle. Et ta aitab tegelikult toote ja teenuse disaini poole pealt ka.
et kuidas kujundada oma brändi nii, et sa saaksid rohkem kliente ja sul oleks nagu toode, mis müüks ja positsioneeriks seda toodet paremini, leiaksid investorid, koostööpartnerid ja saavutaksid mingi maine ja töötajad tuleks ka sinu juurde selle brändi või selle maine pärast. Et väga suured tööandjad just nagu näiteks Rimi kampaania tuleb mulle kohe pähe, et kuidas, et see 50+ töötajaid otsivad, on ju. Et ta on bränd, kes väärtustab siis sihukest, et igaüks on oluline ja läbi selle usaldusväärsuse ta teebki seda toetavat nagu kampaaniaid juurde, mis lubab tal paremini tulu teenida. Et see on siis persoonibränd. Ja kuigi mul siin on nagu veebimajutuse artikli allikas, siis persoonibränd.ee on Liisi enda koduleht ja tal on väga tugev blogi seal juures, et ma soovitan seda jälgida. Ta isegi minu arvates blogi auhindades seal võistles professionaalse blogi, see erialase mingi kategoorias, et kutsus inimesi hääletama seal. Et ta on väga nagu sihuke järjepidev, et kuna persoonibränd on ka sihuke järjepidev pikaajaline töö, et see persoonibrändi sa ei saa niimoodi, et ühel päeval mul ei ole seda, järgmine päev mul on olemas. Et see on nagu pikaajaline protsess, järjepidev protsess, et siis Liisi blogi on ka hästi järjepidev. Et see on see siis, mida tasub jälgida, et sealt saate erinevaid nuppeid ja täiesti tasuta. Nii, järgmine mõiste on siis teenuse disain. See on lisaks brändile ka üks mõiste, mis on viimastel aastatel järjest rohkem kasutuses. Ja sellepärast, et ta võimaldab jälle sinu teenust kogu aeg arendada, paremaks muuta ja kasvada läbi selle. Et siis ja teiselt poolt teenuse disain tõmbabki lahti protsessi haaval sinu ettevõttes need protsessid ja iga protsessi puhul ta vaatab, et kuidas saaks seda paremaks teha. Et teenuse disaini või toote disainimisega ka tegelevad erinevad isegi reklaamiagentuurid. Nad pakuvadki sihukest terviklahendust, et nende eesmärk ei ole ainult luua sulle koduleht või siis logo või siis visiitkaardid, vaid et see moodustaks terviku, nii-öelda brändi. Ja läbi selle just reklaamiagentuurid ongi avastanud sellise nagu tervikliku lahenduse. Ja kõige nagu põnevam ongi tegija New Way ehk siis Jaan Naaber, Tartu poiss jälle on ju. Et kunagine tudengite päeva korraldaja, et ma tunnen Jaani väga ammusest ajast. Aga praegu ta on pikalt New Way'ga tegelev ja iga aasta nad korjavad seal reklaamiagentuurides neid mune. Seal on see muna, kuldmuna on mis kõige tähtsam asi, mis auhind, mis sa saad. Ja iga aasta ikkagi nad saavad seal korralikult neid auhindu. Ja jälle käisin Spark demos inspiratsiooni õhtul teisipäeval. Sihuke mõnus õhtupoolik. Jaan rääkis, kuidas nad midagi teevad, mis nende väärtused on. Ja see oli väga põnev kuulamine ja just selle poole pealt, et mida sina saaksid oma ettevõttes muuta ja nagu andis ideid. Ja nemad ütlevadki, et Jaan ütleb, et ükski idee ei ole nende enda oma, vaid see on kõik kliendi oma. Et see protsess, mis neil ka kodulehel üleval on, see teenuse disain on ju, ongi neil endal välja töötatud sammud, et seal on et pakkuda kliendile seda terviklahendust. Et praegune vist see Ulerex oli vist see üks klient, neil suurem klient ja siis Canon on ju. Et
pakkudagi sellist terviklahendust, et terve ettevõte, kõik töötajad mõtlevad selle peale, kuidas igat protsessi oma tootes või teenuses muuta paremaks. Nii töötaja jaoks kui ka kliendi jaoks. Ja kõige nagu siuksem olulisem võti selle asja juures on see, et iga töötaja usuks sellesse asja. Et see kõik ei tuleks sealt nagu ülevalt poolt kuskilt on ju, et nii on ja käsk alla, vaid et see tulebki siit alt ja liigub ülesse. Ja juht peab ka olema, et ta rääkis hea loo, et kuskil kliendil oli see probleem, et kohvi tanklates müük oli nii madal. Nad ei saanud aru, et miks on ja siis kogu aeg nõudsid, et kliendi teenindajad müüksid rohkem kohvi ja ei õnnestunud ja nii edasi, et kõik ikka kurtsid, et see kohvi on möga ja siis, kui juht tuleb nagu reaalselt koosolekule ja tal on Statoili kohvitops käes ja Jaan küsib ta käest, et kuule, et miks sa siis enda tanklaketi kohvi ei joo? See on nii jama, et see ei kõlba mitte kuskile. Ja siis sa ei saa süüdistada teenindajaid selles, et nemad ei suuda kohvi müüa. Et kui juht ise tegelikult ei saa aru, milles viga on, siis juht peab olema valmis seda viga nägema ja valmis muudatusteks. Sellepärast, et ja teenuse disain võtabki selle protsessi kõik jupp haaval lahti ja Jaan kirjeldaski, kuidas tema käib ettevõttes igas ametipositsioonil tööl, vaatab, mis protsessid inimene teeb seal ametikohal, et mõista, mida saaks disainida paremaks, muuta, arendada. Ja see on ka see, mida ma tahaks, et teie siin äriplaanis kogu aeg jooksvalt teeksite. Ja see on kindlasti see, mida te hakkate tegema siis, kui teil on oma ettevõte ja te reaalselt hakkate neid teenuseid ja tooteid müüma. Siis te saate aru, et kusmoodi on võimalik seda disainida, mis protsessid sulle ei sobi sellisel kujul ja mis kujul on vaja, et nad sobiksid. Et kui ma mõtlengi enda peale ka, et kui ma alustasin koolitustega siin aktiivsemat täiskasvanu hariduses aasta algusest, siis see nägemus, mis mul oli ja see nägemus, mis mul reaalsus, mis praegu on hoopis erinevad. Ja kõik need ongi lähtunud sellest, et minu enda vajadus, millised tööülesanded mulle sobivad, millisel määral ja teiselt poolt klientide vajadus, et ma väga palju küsin inimeste käest, mida neil on vaja. Sellepärast, et koolituse turg on väga nagu siuke mitmekesine ja tegijaid on väga palju. Ja mul on võimalik küsida nende käest ja lähtudes nende vajadustest disainida neile teenus. Et mikroettevõtjana on mul see võimalus olemas. Ja see on ka üks minu nišš. Et mõiste poole pealt ongi siis teenus on tegevus, aidatakse midagi teha. Teenuse disain on siis inimeste suhtluse keskkonna vahendite korraldamine parema teenuskogemuse pakkumiseks. Ja väga põhjalik teenuse disainis eesträäkija ongi Marko Karu. Väga põhjalik tasuta slide show on olemas SlideShare'is teenuse ja toote arendus, et slaididega on alati see, et kindlasti kui koolitaja ise räägib, siis ta räägib sealt asjadest juurde, aga tegelikult seal juba sa saad aimu, mis tema jaoks on need olulised osad. Ja teenuse disainis ja tootearenduses tegelikult väga palju kasutatakse erinevaid visualiseerimise vahendeid, et kui me räägime ka mõiste on see, ma peaks sellega tegelikult sinna mõistete juurde teile lisama, väärtuspakkumise disain on ju. Vaatan, kus mul see on. Nii. See, et lisaks siis teenuse disainile me hakkame pakkuma väärtust. Ja täpselt samamoodi, et sul on ju nii palju erinevaid, õige koht. See on see, mida kasutatakse tänapäeval ka teenuse disainis, et erinevate sümbolite ja visualiseerimisvahendeid, et teha selgeks mingi asi. Et selles suhtes on põnev
tänapäeval tegeleda ettevõtlusega, siis sul kunagi ei jää seda igavaks see asi ei lähe, sellepärast et kogu aeg tehakse midagi ägedat veel. Minu jaoks on see nii äge vaadata ja tutvuda erinevate võimalustega, mida pakutakse. Ja koolituse, mis ma leidsin näiteks Ajujaht 2018 materjalide seast, täiesti septembris 2019 algab, ongi Human Centered Design, veebikoolitus täiesti tasuta. Et ma vaatasin, et sealt koolituskeskkonnas oli väga palju tasuta siukseid koolitusi. Ja minu mõte jälle, kasutage ära Facebooki just selle poole pealt, et olla kursis, mis teised teevad selles valdkonnas, kus sa tegutsed. Ehk siis sa sealt saad väga häid noppeid ja näiteks kui ma hakkasin oma teenust koolitusi arendama, siis järjest rohkem mul oligi vaja siukest nagu disainimise asju ja müügi asju ja sotsiaalmeedia asju, onju. Et siis ma hakkasingi neid nagu Google'is või Facebookis otsima ja läbi selle tegelikult ta viskab ju sinna voosse mulle neid asju rohkem edasi. Ja väga palju tasuta webinare on, mis tegelikult annavad sellest koolitaja tuumast väga mõnusa ülevaate täiesti tasuta. Et loomulikult see on alati see, et pool tundi on seda tasuta webinari ja ülejäänud 15 minutit ta müüb oma toodet, mille jaoks ta selle tasuta webinari on teinud. Aga juba see 30 minuti jooksul sa saad väga palju häid mõtteid ja asju, mida sa võiksid teha. Et olge agarad ise ka nagu kogu aeg nagu otsima neid asju juurde. Nii, ehk siis näiteks minul ongi see brändi loomine on täiesti siuke nagu tahaplaanil olnud, sellepärast et hetkel mul on tööd küll ja küll. Ehk siis ma ei ole panustanud nagu tervikbrändi loomisele, aga ma tean, et mul on üks raamatupidamisklient, kes pigem on selline tahab, et asjad oleks väga põhjalikult läbi mõeldud, siis tema oli seal persooni brändi coach imises ja seal ta väga põhjalikult mõtles välja, mismoodi ennast eristada teistest konkurentidest. Et kuna ta siis pakubki supervisiooni teenust onju ja koolitusi täpselt samamoodi, siis tema jaoks oligi see oluline luua see bränd, terviklahendus, et koduleht ja kõik see nagu toetab seda terviklahendust. Et mõlemat moodi saab, et sa ise pead otsustama ära, et kumba tüüpi inimene sa oled. Et mul on pigem nagu siuke, et mul on praegu brändi poole pealt pilla-palla, keegi täpselt tegelikult ei tea, mis minu bränd on või mis ma endast nagu kujutan, kuna mul ampluaa on nii lai, et ma otsin, et mis see nagu toimib. Ja tegelikult on okei niimoodi ka otsida, sellepärast, et läbi tegutsemise ma saangi tulemusi. See, kui ma oma peas otsiks need asjad välja, ma olen seda ka teinud loomulikult, siis see ei anna mitte mingit tulemust. Sa pead reaalselt inimeste peal katsetama ära, pilotiseerima, katsetama prototüüpe, kuidas nad tegelikult toimivad. Et ainult nii sa saadki aru, mis on see, kuhu sa liigud ja mis on sinu bränd, mis komponendid seal sinu brändis peavad kindlasti olemas olema ja mis iseloomustavad sind kui inimest ja teisalt ka sinu ettevõtet. Ehk siis eesmärgiks meil ongi saavutada seal toote arenduse ja teenuse disainiga siuke kasutajakeskne tootearendus ja teenuse disain, mida toetab tugev bränd. Et ja üks võimalus selle tegemiseks ongi siis ära kaardistada oma kliendi vajadused. Kõigepealt sa pead teadma, kes su klient loomulikult on, aga
kaardistad ära oma kliendi vajadused ja teiselt poolt kaardistad ära iseenda vajadused ja vaatad, mis osas need asjad kokku jooksevad. Ja mis osad on olulised kliendi jaoks, mis osad on olulised sinu jaoks. Ehk siis me võime kõiki neid vajadusi kaardistada, see on võib-olla mingi 30 asja on seal nimekirjas, aga tegelikult kliendi jaoks kõik need asjad olulised ei ole. Kuidas sa saad teada, mis kliendi jaoks on oluline, mis ei ole? Ongi läbi erinevate küsitluste, rääkimiste, suhtlemise. Kui sa ise oled klient, antud sihtrühma klient, siis sa juba tead enda põhjal, et neid vajadusi ja siis sa saadki niisuguse pingerea kliendi vajadustest. Ehk siis, kui sul on paigas sihtrühm ja siis sa üritad seda 5 toppi kõige olulist asja kliendi jaoks tekitada oma tootes või teenuses. Ja teisalt sinu enda vajadus või sinu ettevõtte vajadus, et mis on sinu jaoks oluline. Et kui me räägime näiteks teenuse disain, kuhu mina tahan jõuda, on väga lihtne see. Minu jaoks on oluline see, et mul oleks töö ja pere suhtes tasakaal. Ehk siis ma saaks 20 tundi nädalas, maksimaalselt 25 töötundi nädalas saavutada maksimaalse sissetuleku nende töötundide juures. Ja et mul nädalavahetused ja õhtud oleks vabad. Kuna ka mu sihtrühm teiselt poolt on eraisikud ja väikeste lastega kodused emad, kelle põhiline aeg osalemaks koolitustel on õhtuti või nädalavahetustel. Ehk siis praegu ongi sihuke üleminekuperiood kompamaks, otsimaks neid võimalusi, kuidas ma saan panna enda vajaduse, mis minu jaoks on oluline, see on minu top 3 ja kliendi vajaduse ja võimaluse kokku. Et mõlemad oleks rahuldatud. Ehk siis üks võimalus ongi siis e-õpe, mis võimaldab minul teha tööd siis, kui mina tahan oma kodukontoris või siis oma koolitusruumis. Ja samas e-õpe võimaldab sellel inimesel, naisel läbida seda koolitust sel ajal, kui temale sobib. Ja me oleme kõik õnnelikud, on ju. Et see ei tähenda, et see füüsiline koolitus, mis tegelikult koolitajana annab väga palju ka mulle tagasi, et see on nagu rohkem kahekõne, praegu on nagu monoloog. Et see ei tähendaks, et need üldse ei kaoks, aga seal ongi see tasakaal minu jaoks. Või siis teha siis minu teenuse disaini elemendiks ongi siis see, et luua sellised programmid, kus see koolitusaeg ei ole pikk, vaid ongi lühikesed sutsakud ja teisalt inimesi kaasata pikaajalisemalt programmi. Mitte, et ma tegelen selle müümisega, koolituse müümisega iga kord uuesti, ma pean uuesti müüma. Vaid, et kui ma müün ühte koolitust, siis see on pikaajaliselt, et see raha nagu voog on stabiilne. Et mu kliendi tulubaas on nagu stabiilne kogu aeg. Et see on see koht, kuhu ma oma teenuse disainis kogu aeg nagu arenen. Ma väga tihti küsin enda käest, et mis ei toimi ja mis mulle ei meeldi ja kuidas saaks seda nagu muuta paremaks nii, et mulle meeldib. Sest, et ma olen suhteliselt selline inimene, kes ei suuda asju teha nii, et need mulle ei sobiks või et ma teen hästi palju selliseid asju, mis mulle meeldib. Ja kui mul miski ei meeldi, siis ma muudan sealt mingeid osasid, et mul hakkavad see asi meeldima. Et näiteks oligi see, et kui ma teadsin, et see koolitusblokk tuleb, mõtlesin, et see on nii igav. Et kogu aeg rääkida teile mingist majanduslikult teoreetilisest asjast. Ja läbi selle mul tuligi hoopis see 3. plokk. Ehk siis üks on teoreetiline osa, üks on äriplaani osa ja üks on siis see reaalne praktiline ettevõtjaga lugu, mis on põnev minule teha ja teiselt poolt ta on kindlasti ka põnev teile kuulata. Et ta annab palju rohkem juurde. Ehk siis kogu aeg sihuke disainimine kuulub tänapäeval ettevõtluse juurde. Ja jätke meelde sellest loengust see, et disaini mõiste ei ole tänapäeval enam riiete disain või nagu sihuke nagu traditsiooniline, vaid ta on sektorite ja valdkondade ülene protsess,
mis toimib pidevalt iga toote või teenuse juures. Ja järjest rohkem ma vaatasin, jälgisin erinevaid ettevõtete kodulehti. Järjest rohkem pannakse ka ettevõtte kodulehtedele ülesse meie teenuse disaini või tootearenduse olulised aspektid on need. Me tegeleme pidevalt oma tootearenduse või teenuse disainiga selliselt. Ehk siis see on ka väärtus, mida tegelikult kliendid otsivad, et nad näevad, et see ettevõte pidevalt proovib neile luua uut väärtuspakkumist läbi disainimisprotsessi. Nii, täitke siis ära see video tagasiside, pange kirja, mis kuupäeval vaatasite ja mida uut õppisite. Ja märkuse kohta võitegi siis panna mingeid märkusi, et mis tahaks veel, et oleks teistmoodi. Ja kohtume järgmises loengus, kus hakkame äriplaani lahtrit vaatama ja arutama, mida me võiksime sinna kirjutada. On ju? Tšau!